ja siin on reaalselt sissepääs. Täitsa lõpp, ma olen nii elevil praegu. Loodad, et see mingi needusega koht ei ole. See on kellegi haud. Budgeti peal reisimine on üks kõige hullemaid asju üldse. Tallinnas kõigepealt laevaga Helsingisse. Helsingist lennukiga Stockholmi. Stockholmist Barcelonasse ja Barcelonast Salousse autoga. See on julm lihtsalt, aga videos võtab see ainult 6 sekundit aega, nii et... edasi. Me läheme autot võtma, sest me läheme rallit vaatama. Kõige parem see, me läheme ise rendi kirjutama. Kirjutame katsed ära ja siis vaatame rallit. Sa ütlesid ikka hea rendi auto meile. No vaatame, mis hätaks. No alla mopeed auto igatahes rahul ei ole. Are you doing a new recording or something? Ma olen juba pettunud, sellepärast et Troll ütles, et tema tahab esimesena sõita. Ja kuna ma olen nii hea vend, siis ma lasin tal esimesena sõita. Loodan, et sa naudid esimesena sõitmist. Legendi kirjutamine tähendab seda, et juht sõidab kaardilugeja kiiruskatse läbi ja loeb ette legendi, mille kaardilugeja talle pärast kiiruskatsel ette loeb. Nii teab juht täpselt, mis kurvid on ees ootamas. Ja legend kõlab nii. Parem 3 miinus nukk ja parem 50. Osa 6 miinus. Miks mulle väga nende külateede peal sõitmine meeldis on see, et üliägedaid kohti on lihtsalt tee peal ette. Ta on korra seda maja kähku vaatamas. Mingi väga veider koht ilmselt, ma lähen sisse. Põllu pidamisvahendid tagasi rajale. Jõudsime autoga siia, aga meil hakkab üks probleem tekkima. Täitsa saab ka enda autoga. Parem oleks, et mürgitatud ei ole. Me oleme autoga nüüd sõitnud radasid läbi päris palju ja mida arvata ka oli see, et auto ei pea vastu lihtsalt sõidustiilile. Mul on hakanud ära kaduma pidurid. Põhimõtteliselt pidurid on meil käsipiduriga enam ühest. Auto on üpris kuus, ma ei tea, mingi jama on. Tead ka või? Ei taha. Miks? Need on ülihäad. No ma vaatan, kas jääd ellu, siis... Vaata, kus ma mene ellu. This is the Poo Cocktail Supreme. Ma seda tee otse lihtsalt. Ma arvan, et see on ülihea idee, aga ma näen, et siin on päris teravad kivid. Miks sa üldse siit sõita tahad? Siin tee muud on põhimõtteliselt. Sellepärast, et ma nägin kipsu peal ühte torni. Kuna see tundus üsna maha jäetud koht olevat, siis ma arvan, et see võib koht talle mida näha. Ma arvan, et see tee on natukene korralikum. Siin pole väga ümber keerata kuskil. Hakkan kive loopima siit ära, sest et need kivid jäävad juba reaalselt põhjakaitse alla kinni. Järjekordne hea idee oli sulle. Võib-olla ka hästi vaikselt proovida. Vaata, mis seal otsas on. Kuhu me üldse jõuame? Seal tundus üks torn olevat. Rolts on juba Keed sõitnud pool tundi ja me pole veeranditki läbi. Tagasi on mõistlikum minna kui siit. Ma loodan, et see on seda väärt. See vist ei ole hullu, on ju? See tuleb maha. Okei, see pidi kuskil sinna jääma. Üli aus ju. Tundub päris hea. Kaua me sõitsime seal nii? Tund aega. Kõige ohkan seda. Ma loodan, et lähemal vaatusele on midagi ägedat talle meile pakkuda. Oho, oliivid. On need ikka oliivid, jah? Näevad nagu oliivid. Ma jälle vaatan, kas see ellu jääd. Enne ma ei maitse. On või? Ma ei tea ju, kuidas toores oliiv maitse. See ei saa olla ju lihtsalt mingisugune täis ehitatud junn. Kuskil peab ju sissepääs olema. Ma ei taha uskuda, et see nii halb lihtsalt on. Äkki see on kelder? Peaks siis ikkagi proovima sisse kaevata siia. Tavaliselt ma jätan kõik kohad täiesti puutumata, aga kuna see oli nii suur vahe, siis ma tahtsin seekord teha väikese erandi ja lihtsalt tahtsin näha, mis juhtub, kui ma selle sisse kaevan.
ehk siis seal reaalselt ikkagi ei olegi mitte midagi. Nüüd ma panedki nüüd sinna tagasi. Aga see oli ju hea sõit veits, on ju? Päris hea. Meil ikkagi oli slow puncture. Väike auk on rehvis ja jookseb vaikselt tühjaks. Aga vähemalt oli hea avastus retk, on ju? Näha ühte kivi mingit moodustist. Vähemalt on lõbus. On ju? Yeah. Saame nautida ilma. Neid okkalisi taimi, mis siin ümber on ja vahetada ratast. Tore oli. Uuele katsele. Võta nüüd veits väiksemalt, selle uuesti rehvi ära mida. Me oleme natukene sõitnud ja ma leidsin veel ühe täpselt samasuguse torni. Või sellele äkki on sissepääs või mis ma pean reaalselt uurima, mis asjad need on lihtsalt. Okei, ja siin on reaalselt sissepääs. Täitsa lõpp. Ma loodan, et see oli pettumus mulle, sest et see on väga maha jäetud koht. Ma isegi kujuta ette, mis seal võib olla. Loodan, et see mingi needusega koht ei ole. Kuna lagi on tahmane, siis siin sees on lõket tehtud. Siin on isegi aken tehtud, mis on hetkel küll kinni kaetud. Siin on reaalne asustus olnud, siin on müürid ehitatud. Aga ma leidsin sellise augu ja see on ainult üks asi, mis selline auk võib olla. Ja see tähendab seda, siin on 100% käidud. See on kellegi haud ja keegi on käinud otsimas neid kohti ja üles kaevanud selle. Loodan, et rolls väga kärsituks juba ei muuta, aga asjad hakkavad helgemaks minema, on ju, Roland? Oleme jõudnud asfaltteeni. Ma tegin väikese researchi siis nende kivimajade kohta. Need olid ülivajalikud osad viinamarja kasvandused. Tormid tulid siis, need farmerid olid seal tormi ees peidus ja nad päriselt tegidki seal lõkeks. Siis need seinad, mis oli, üli fun fact, see oli vaba aja tegevus. Inimesed vabal ajal korjasid põllu pealt kive ja ehitasid neid seinasid, sest miks mitte. Ja see müstiline auk, see haud, kõige lähedasem, mis ma leidsin sarnaseid pilte, oli see, et see võis olla lihtsalt koht, kus hoidakse vett või siis WC. Või siis mõlemat. Ma filmisin oli päris palju naljakat materjali, mis siia videosse praegu ei jõudnud. Kui sulle video meeldis, pane ja subscribe to my channel. Ja väike kellukes on ülioluline, et sa väikest kellukes vajutaksid. Vahepeal üks tõsine teema ka korra, nagu näha on siin väga halvasti selle autoga läinud. Peaks südamele panna, et te võtaksite kindlasti triikraua välja, kui te oma autost või majast lahkute.